See teema mu enda jaoks on aastaid väga paeluv. Olen tõlkinud mitmeid tähendamissõnu. Olen kirjutanud neile tekstikäsitlusi. Ilmselt edaspidi ka mõningad neist avaldan. Aga täna siis on meil jutuks tähendamissõna Luuka evangeeliumi 12. peatükist 16. kuni 20. salmini. Ja nagu alati ma loen siis selle teksti ette ja siis siia kõrvale teisi teemaga seotud tekste ja annan teile teksti käsitluse, mis järel meil on võimalik siis selle teksti üle arutleda. See on siis Luuka evangeeliumi 12. peatükk 16. salmist alates. Aga Jeesus rääkis neile ka mõistu jutu. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja see arutles endamisi. Mis ma võtan teha? Mul ei ole ju kohta, kuhu ma vilja kokku. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju häid asju mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Jumal aga ütles talle, rumal, sel samal ööl tõutakse sinult tagasi su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aamen. Seda tähendamissõna on pealkirjastatud erinevates piiblitõlgetes erinevat moodi. Toomas Pauli piiblitõlkes on see rumalast, rikkast ja muretsemisest. Aga me peame teadlikud olema sellest, et need pealkirjad on väga hiline nähtus piiblis. Ma ei räägi üldse vanadest piibli käsikirjadest, aga ka varasemates piiblitõlgetes, ütleme siis tõesti vanades piiblitõlgetes, ennem seda, kui esimene eestikeelne piiblitõlge ilmus, selliseid pealkirju ei olnud. Ja need pealkirjad on kõik siis tõlkijate endi pandud, nii et alati võib nende üle vaielda, kas üks või teine tõlkija on seda või teist lugu asjakohaselt pealkirjastanud. Tihti on väga suured erinevused, kui me võrdleme erinevate piiblitõlgete perikoopide pealkirju. Mõnedes tõlgetes näiteks on selle perikoobi pealkirjaks õigest muretsemisest või rikkuse õigest kasutamisest. Aga enamikus tõlgetes on siiski rikas kui peategelast ka nimeliselt nimetatud. Tegemist on Luuka erivaraga, ehk siis tekstiga, mis esineb ainult Uues Testamendis Luuka evangeeliumis. Aga tal on olemas paralleel ja see paralleel on Uue Testamendi väline. See on Tooma evangeeliumis, millega Uku Masing on ilusti eestikeelne tõlkinud. See on 63. Jeesuse ütlus ehk logion, mis kõlab Uku Masingu tõlkes siis nõnda, ütles Jeesus, oli üks rikas inimene, kel oli palju varasid. Ta ütles, ma hakkan kasutama oma varasid, et võtta, külvata ja lõigata ja istutada ja täita oma salved viljaga, et mul ei oleks puudust millestki. Neid sinaseid asju ta mõtles oma südame meeles ning tol samal ööl ta on surnud. Kel on olemas kõrvad, kuulda. Nüüd, nii nagu enamiku Uue Testamendi tähendamissõnadel,
on ka sellel tähendamissõnal oma raamistus. See raamistus on tähendamissõnade puhul sekundaarne, nagu ma olen rääkinud. Ja Luuka evangeeliumis on ta siis antud sellises seoses, et alates 13. salmist öeldakse niimoodi, aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus aga ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoidke end igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei tule kellelegi elu sellest, mis tal on. Et tegemist on tekstidega, mis algselt ei olnud omavahel seotud, aga mõlemad on siis Jeesuse sõnad, ilmneb kas või sellest, et selles samas Tooma evangeeliumis on paralleel olemas ka sellele sissejuhatavale tekstile ja ta ei ole seal seotud mitte kuidagi tähendamissõnaga, vaid on eraldi tekst, pisut teises sõnastuses, nii nagu Toome evangeeliumi paralleeltekstid on, aga ma loen Uku Masingu tõlkes siiski teile ette. See on 72. Jeesuse ütlus ehk logion. Ütles üks inimene talle, Jeesusele, lausu mu vendadele, et nad jaotaksid mu isa riistu minuga koos. Ütles talle Jeesus, oi inimene, kes on teinud minu jaotajaks. Ta on käändunud oma õpilaste poole, ütles neile, ega ma ole ju jaotaja. Siin on tegemist sellega, millest ma rääkisin ühes varasemas seminaris, et rabide poole pöörduti igasugustes sellistes igapäevastes õigustülides õiguse saamiseks. Väga tavaline oli siis igasuguste varandusega seotud tülide puhul rabide poole pöörduda. Ja see, et Jeesuse juurde tullakse sooviga, et hakkaks nõnda vahekohtunikuks päranditülis, näitab siis seda, et temasse suhtuti kui rabisse. Formaalselt ta rabi ei olnud, see on päris kindel, aga igal juhul tal oli väga suur autoriteet oma ringkonnas, inimeste hulgas, kes teda võtsid ja osa tema kaasaegseid kohtles teda kui rabi, kuni selleni välja, et lausa kõneldasid teda kui rabi. Ja mis on tähelepanuväärne siin on see, et Jeesus keeldub selle õigustüli lahendamisest. Ja miks ta keeldub? Ühest küljest annab ta mõista, et see ei ole tema ülesanne. Ta ei ole tulnud selliste asjadega tegelemiseks siia maailma, nagu igapäevased inimeste väikesed tülid, vaid hoopis suuremate asjade pärast. Aga Luuka evangeeliumi versioonist tuleb välja veel üks asi, nimelt siis 15. salm, kus Jeesus ütleb, vaadake ette ja hoidke end igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei tule kellelegi elu sellest, mis tal on selline väga selge varanduse kriitiline ütlus. Piiblis on väga palju kriitilisi ütlusi omandi kohta, omandi iha kohta ja see Jeesuse ütlus siin 15. salmis kuulub ka nende hulka. Ja nüüd tuleb panna see sama tänane tähendamissõna Luuka evangeeliumi konteksti kõigepealt. Mis on Luuka evangeelium? Üks eripära on see, et Luuka evangeelium esindab sellist teatud askeetlikku ideaali. Ja see askeetlik ideaal avaldub ka suhtumises varandusse, ehk siis teiste sõnadega tundub, et see konkreetne kristlik ringkond, kes Luuka evangeeliumi taga seisab, kelle hulgast ka Luuka evangeeliumi kirjutaja pärines, meile tundmatu kirjutaja,
keda hilisem päringus siis arst Luupaga samastab, pidas väga ohtlikuks rikkust, iha rikkuse järgi. Ja see ilmneb väga paljudest kohtadest evangeeliumist, no näiteks Matteuse evangeeliumis on õndsaks kiitmised mäejutluse alguses, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, eks ole, aga Luuka evangeeliumis see sama Jeesuse ütlus on antud teisel kujul, õndsad on vaesed. Sõna. Ja näiteks Luuka evangeeliumis ainsana kõigist evangeeliumitest on tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Latsarusest, mis on ka väga selgelt rikkuse kriitiline lugu. Ja rikkuse ohtude eest manitsetakse Uues Testamendis mujalgi, kus juures sellele samale 15. salmile siin võib tuua ühe paralleeli väljastpoolt kristlust. Teatavasti Juku Masing on öelnud, et kõikidest religioonidest kõige lähedasem kristlusul on budism. Esmapilgul võib tunda, et tegemist on täiesti vastandlike usunditega, kui me hakkame lähemalt vaatama, siis me näeme, et paljud mõistedki juba puhtkeeleliselt on sisuliselt lähedased teineteisele, rääkimata mõttekäikudest, mida nende mõistetega püütakse siis väljendada. Ja budismis on oluline mõiste, üks selline termin sanskriti keeles on see dukkha, mida siis tavaliselt on tõlgitud kannatuseks. Noh, teate, Buda õpetas, eks ole, et kogu inimese elu on kannatus, sünd on kannatus, surm on kannatus, lahusolek meeldivast on kannatus, ühendus ebameeldivaga on kannatus. Ja niimoodi sõnastatuna on tõlgendatud seda budistliku kannatuse põhimõtet väga sageli niimoodi, et Buda mõistab inimeseks olemist või üldse elu, ka loomad kannatavad, Buda rõhutab seda nagu inimene, pideva sellise piinana. Aga see dukkha, mida siis on tõlgitud kannatusena, ei tähenda tegelikult primaarset piina, kuivõrd seda, et inimene on pidevalt rahul olematu sellega, mis tal on, ja sellepärast ta kannatab. Nii et alternatiivse tõlkena sellele kannatusele on mõned budoloogid soovitanud ka rahulolematust, totaalset rahulolematust. Noh, siiski ta ei ole ka päris adekvaatne mõiste, sest ka see piina aspekt tuleb budismis juurde, ka füüsilise piina aspekt, mida sünd ja haigused ja vanadus ja kogu see ümbersündide ratas inimesele põhjustab, aga samas see rahulolematuse kui nii-öelda inimese kannatuste allika rõhutamine on budismile väga iseloomulik. Ja selles mõttes Uue Testamendi mõtteviis on lähedane budismile, et halvad asjad, mis inimese elus toimuvad, tulenevad tihti inimese ahnusest, ohjeldamatusest ja rahulolematusest sellega, mis inimesel on. Ehk siis teiste sõnadega selle Jeesuse manitsuse mõte siis on see, et inimene ei saa kunagi küllalt, ükskõik kui palju tal ka midagi ei ole. Ja mis veel on tähelepanuväärne, Toomas Pauli tõlkes kõlab see nii, külluseski ei tule kellelegi elu sellest, mis tal on. See elu on Johannese evangeeliumis üks väga oluline mõiste Jeesuse õpetuses. Ja see elu on midagi, mis ei kuulu sellesse maailma, millel pole midagi pistmist bioloogilise eluga. See on miski, mis Jeesusega tuleb siia maailma ja mida Jeesus annab neile, kes teda vastu võtavad. Ja
nüüd sellesse konteksti pannes need Luuka evangeeliumi Jeesuse sõnad võib siis öelda niimoodi, et seda Jeesuse manitsust saab tõlgendada ka nii, et inimene ei leia maisest küllusest, ükskõik kui palju tal seda ka ei ole, elu. Seda, mida siis võiks nimetada eluks suure tähega, tõeliseks eluks või igaveseks eluks, mida Jeesus lubab enda omadele anda. Nii et selline manitsus siis. Aga tuleme nüüd selle teksti juurde lähemalt. Kõigepealt, mis me siit tekstist teada saame vahetult? Saame teada, et tegemist oli ühe rikka mehega ja rikka mehega, kellel oli ilmselt siis palju põllumaad, kelle peamine rikkus tuli sellest. Tegemist oli siis sellise, võiks öelda meie mõistes, suurtalunikuga või farmeriga, kelle põllud olid väga head saaki kandnud. Saagi suurus siin ei täpsustata, erinevalt näiteks külvaja tähendamissõnast, kus on juttu erineva suurusega saakidest. Aga igal juhul fakt on see, et selles loos oli toimunud siis see, et peategelane sai ühel aastal korraga väga hea saagi, mis tähendas suurt rikkust. Ja nüüd hakkas ta arutama selle üle, et mida siis hakata selle viljaga peale. Tal ei ole kohta, kuhu see vili panna, seda on nii palju. Ja ta leiab, et vanad viljahoidlad tuleb maha lammutada ja ehitada uus suurem viljahoidla ning hoides seal vilja võib ta olla kindel sellest, et ta ei pea kaua aega puudust kannatama, tal on suured varud mitmeks aastaks, nagu siin on öeldud, ja ta võib endale öelda puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Nüüd ma toon ühe paralleeli teile ühest tekstist, mis on Vanast Testamendist pärit, nimelt Koguja raamatust, millele ma pean jutlustama ka sellel pühapäeval. Koguja raamatu 3. peatükis on 12. salmist alates öeldud nõnda. Koguja ütleb, ma mõistsin, et meil ehk siis inimestel pole midagi paremat kui rõõmus olla elu nautida. On ju seegi Jumal andnud igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kõigest oma vaevast. Ehk siis teiste sõnadega, kui nüüd koguja räägib siin rõõmus olemisest, söömisest, joomisest ja elu nautimisest, siis ta räägib sellest kui millestki positiivsest. Ja põhimõtteliselt ei tule ka sellest konkreetsest Jeesuse tähendamissõnast välja mitte see, et maisest elust rõõmu tundmine, mida siis väljendavad sõnad puhkamine, söömine, joomine, oleksid midagi halba. Kuigi väga varakult on hakatud seda juba niimoodi tõlgendama, seda teksti. Ja siit on arendatud välja lausa selline omamoodi elufilosoofia, võib öelda, mis just ütleme askeetlikes ringkondades esimestel sajanditel väga laialt oli levinud ja mille nii-öelda pärandit hilisem munklus edasi kandis, teatud suunad munkluses muidugi, kus oli siis selline mõte valdav, et kristlane ei tohiks maisest elust rõõmu tunda. Ja me kohtame seda mõtet väga paljudel erinevatel kirikuisadel, kes siis seda askeetliku ideaali propageerivad, kuni sinnani välja, et mõnede meelest on lausa õige kristlaseks olemise tunnus see, et inimene ei tunne maisest elust rõõmu. Ja näiteks ideaalse munga kohta on öeldud Süüria kristlikus pärimuses
korduvalt nõnda, et ideaalne munk on see, kes nutab hästi palju. Nutab sellepärast, et ta tunneb maise elu pärast meelehärmi ja kurbust. See on Jumalale meelepärane hoiak. Ja ärge naerge midagi, see arusaam ei ole mitte kuskile kadunud. See ei ole midagi ainult mineviku munkluse teatud suundadel iseloomulikku, vaid ka tänapäeva teatud kristlikes ringides on levinud arusaam, et rõõmus olemine, just nimelt maisest elust rõõmu tundmine, on midagi halba või midagi sellist, mida väga inimene lubada ei saa. Kõik maised rõõmud on negatiivsed, inimene peab hoiduma nendest ja tundma rõõmu siis ainult igapäevasest elust ja vaimsetest asjadest. Nii. Nüüd edasi aga läheb lugu nõnda, et Jumal astub tegevusse. Jumalast varem üldse juttu ei olnud, ta tuleb nüüd uue tegelasena sisse sellesse loosse ja ta ütleb rikkale mehele nii. Rumal, sel sama lööl nõutakse sinult tagasi su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Jumal annab mehele hinnangu ja ütleb, et ta on rumal, loll, võib seda ka tõlkida. Ja siin ei tule jällegi mõelda stereotüüpides, nimelt nõnda, et rikkus ilmtingimata tähendab ka rumalust. Teate, on levinud selline stereotüüp, et rikas järelikult loll. Jah, see on väga laialt levinud stereotüüp. Aga kindlasti see paika ei pea juba selles mõttes, et rikkaks saamine ka mitte ausate vahenditega eeldab ikkagi inimeselt teatud laadi, no ütleme vähemalt praktilist arvukust. Et kui seda inimesel ei ole, ega ta siis ei suuda rikkaks saada ka. Ma ei räägi loteriimiljonäridest ja sellistest, kes saavad ootamatult suure pärandi, millest nad üldse polnud teadlikud, et nad võiksid selle saada, aga sellised inimesi ma olen oma elus kohanud. See on hoopis teine juhtum, aga need inimesed, kes teadlikult on selle nimel tegutsenud, et rikkaks saada. Aga samas, olgu öeldud, et Luuka evangeeliumi koguduses juba kindlasti on negatiivne suhtumine rikkusesse, võib-olla mitte nii massiivselt negatiivne, kui ta hilisemate sajandite askeetlikus liikumises oli, aga nii-öelda selle leod on seal juba olemas ja seda teksti on tõlgendatud tegelikult väga varakult juba varases Kristuses nõnda, et mees oli Jumala meelest rumal sellepärast, et ta nautis maiseid hüvesid ja ühesõnaga oli rikas, aga nagu Johannes Tultsuu näiteks väidab, 5. sajandi kirikuisa, tema süü oli selles, et ta oli kitsi. Et ta ühesõnaga mõtles ainult iseenda peale, et temal oleks küllus, ehitas suure viljahoidla, aga näiteks ta ei mõelnud selle peale, et on palju vaeseid inimesi tema ümber, kellele siis seda vilja võiks jagada. Aga sellest loost ei tulene, saate aru midagi sellist. See on nii-öelda hilisem tõlgendus, mis on siit välja loetud. Nüüd võib siin nagu küsida, et mis mõttes Jumala meelest oli see mees rumal. Ja see tuleb välja kohe järgnevaks. Sel sama lööl nõutakse sinult tagasi su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud. Ja Jeesus ütleb, nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Sellest Jeesuse ütlusest juba tuleb välja see, et tagavara kogumine iseenese jaoks ei ole midagi halba iseenesest. Aga selle kõrval, selle juures on oluline siiski ka see, et inimene oleks rikas Jumalas ja see on tegelikult määrava tähtsusega Jeesuse meelest. Nüüd, mis siin on tähelepanuväärne meil on see, et siin kasutatakse sellist väljendit, sinult nõutakse tagasi sinu hing. Ma ütleks, et Toomas Paul on väga täpselt seda tõlkinud. Mõte on see, et Jumal on see, kes inimesele annab elu ehk hinge ja Jumal on see, kes inimese surrest võtab selle tagasi
hinge surematuse üle siin midagi ei spekuleerita, see pole siin üldse oluline, aga mõte on see, et Jumal annab elu ja Jumal võtab elu. See on ka Vanas Testamendis läbi mõte ennem seda, kui mingi usk hinge surematusesse seal ilmub. Ja Jumalal on õigus Piibli mõtteviisi järgi siis inimeselt iga kell elu võtta, sest tema on selle elu andnud. Inimesel on ka Piibli järgi õigus teiselt inimeselt elu võtta, aga teatud tingimustel ja teatud inimestel. Ehk siis teiste sõnadega käsk sa ei tohi tappa, kuigi seda on tõlgendatud teatud ringkondades, eriti 20. sajandil absoluutse elu võtmise keeluna. Läbi ristiuse ajaloo tegelikult ei ole sellist tähendust kandnud endas, vaid tapmist teatud puhkudel nagu tapmine õiglases sõjas ehk kaitsesõjas, vaenlase tapmine, siis ka ütleme kurjategijate hukkamine teatud kuritegude eest, seda on peetud aktsepteeritavaks. Ja see mõtteviis, et nagu Albert Schweitzer õpetas, et aukartus elu ees on mingi Jeesuse eetika kese või tuum, ma võin öelda küll niimoodi, et Uus Testamentasena mina sellega nõustuda ei saa mitte kuidagi. Ehk siis teiste sõnadega ka Uues Testamendis on näiteks riigi õigus kurjategijaid hukata täiesti aktsepteeritud. Pauluse Rooma kirjas näiteks, kui on juttu sellest ülemusest, nagu seda on tõlgitud, kes asjata ei kanna mõõka vöö vahele, see ei ole lihtsalt mingi võimu tunnus, vaid see on tollas sümboolikat tundes just karistava võimu tunnus. Riigil on õigus karistada surmaga teatud kuritegude eest. Ja niimoodi tõlgendavad seda just nimelt need, kes leiavad, et surmanuhtlusel on piibellik alus ja mitte ainult Vana Testamendi tekstide näol, kus on ette nähtud lausa teatud kuritegude eest, vaid ka Uus Testament põhimõtteliselt aktsepteerib seda. Ja nii on seda minevikus veel väga hiljaaegu mõistetud 19. sajandil, kui surmanuhtlus oli veel üldine karistuse vastik isikuvastaste, riigivastaste kuritegude eest. Kui me loome 19. sajandi jutluse raamatuid näiteks, mis kohalikud siinsed kirikhärrad tõlkisid maarahval eesti keelde, siis seal ka ikkagi rõhutatakse seda, et riigil on õigus tapjaid ja röövleid hukata, et sellel ei ole midagi Jumala käsuga, see ei ole Jumala käsuga kuidagi vastuolus. Aga ma ei taha arutada praegu elu ja surma temaatika üle, mis on temaatika täiesti omaette, ma lihtsalt tegin väikeseks kursi praegu siia. See ei ole selle teksti küsimus. Nüüd, kui mehele öeldakse, et ta on rumal, siis peab küsima kohe seda, et mis siis oleks, mis puhul see mees oleks tark Jeesuse meelest. Siin otseselt siis annab vastuse väljend rikas olema Jumalas. Kui see mees oleks olnud rikas Jumalas, siis oleks ta Jeesuse mõttes tark. Nüüd, mida see Jumalas rikas olemine tähendab, on muidugi täiesti omaette küsimus ja seda on tõlgendatud ka Piibli tõlgendamise ajaloos väga erinevat moodi. Näiteks traditsiooniline juudi kristlik tõlgendus selle kohta on nii, et rikas Jumalus on see inimene, kes on oma maise elu jooksul teinud piisavalt palju häid tegusid. Ja seal on selline uskumus, et nende heade tegude üle käib selline arvepidamine. Jumalal on taevas suur raamat või 2 raamatut, ühte kirjutatakse head teod sisse ja teise kirjutatakse halvad teod sisse. Aga Jumal ise ei kirjuta, tavaliselt inglid on need seletajad, kes seda töö ära teevad. Aga Jumal siis vaatab järgi, kui kohtumõistmiseks läheb, et mida seal inimese kohta on kirjutatud ja kui seal ühesõnaga on öeldud ikkagi, et tema head teod olid ülekaalus halbade tegude suhtes, ta andis, mis olid head teod juudi meelest, andis almuseid vaestele inimestele piisavalt, palvetas piisavalt, paastus piisavalt, püüdis Jumala käskudest võimalikult rangelt kinni pidada. Alati see muidugi ei õnnestunud, aga osut, et Jumal annab andeks. Ta teab, et inimene on nõrk ja alati ei suuda. Vaat selline inimene siis oli siis ka juudi kristlaste meelest nii-öelda täiuslik kristlane, kelle kohta võis öelda, et see inimene oli rikas Jumalas.
Nüüd vastupidi protestantlik piiblitõlgendus, mis rõhutab siis seda, et inimene ei saa mingite vagade tegude või ka heade tegudega kindlustada enda lõntsust, on rikas olemist Jumalas tõlgendatud eeskätt usu kontekstis. Ehk siis see rikkus seisneb usus. Ja mida rohkem inimene suudab Jumalasse uskuda, mida rohkem ta usub Kristusesse, seda rikkam ta on nii-öelda Jumala poolt vaadatuna. Ja selline inimene, kes on siis Jumalas rikas, võib tunda ka rõõmu maisest elust, võib tunda rõõmu ka rikkusest, aga see Jumalas rikas olemine toob kaasa teatud konsekventsid, kui võõrsõna kasutada, inimese maise elu jaoks ja üks, mis ka vahetult sellest loost välja tuleb, on oma ajalikkuse arvestamine. Ehk siis teiste sõnadega tark inimene või Jumalas rikas inimene on selline, kes arvestab oma ajutisust, arvestab seda, et see maine elu, mis meile on antud, on ajaliselt väga piiratud ja ta püüab seda nii-öelda maksimaalselt positiivses mõttes maksimaalselt ära kasutada. Ja siin ongi nagu selle asja praktiline külg. Mees, kes siin selles loos on peategelane, sureb sellel samal ööl, kui ta plaanis, kui ta arutas iseendaga või oma hingega, mis on üks ja sama, siis seda, mida teha selle oma varandusega, Jumal ütleb talle, et sel samal ööl sa sured. Ja küsimus ei ole mitte selles, et kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud. Selge on see, et ta jääb, eks ole, pärijatele. Eeldatavasti mehel on need olemas, aga mõte on see, et mees ise ei saa sellest kasu. Mees ise on tulnud nii, nagu Hiobi raamatus öeldakse, alasti ma olen tulnud siia maailma, alasti ma lähen siit ära, Jumal on andnud, Jumal on võtnud, Jumala nimi olgu kiidetud. Nii, et ühe sõnaga see varandus, mis inimese kasutada siin maailmas on nii-öelda piiratud väärtusega või piiratud ulatusega. Inimene saab seda varandusega palju head teha ka teiste heaks, oma eluajal ka endale head teha, aga siiski see on midagi, mida me ei võta kaasa. Ja siin on just see sama mõte, mida me mitmetes teistes kohtades piiblis kohtame, et tõeline tarkus on oma ajalikkusega arvestamine. Ja me võime võtta mitmeid Vanatestamendi tekste, kus ka seda mõtet kohtab. Üks on 39. Taaveti laul näiteks, kus on juttu ka inimese ajalikkusest. Ja siin öeldakse muuhulgas niimoodi. Issand, anna teada mulle mu elu ots ja mu päevade mõõt, mis see on, et ma tunneksin, kui kadul ma olen. Vaata, sa oled mu päevad seadnud kämbla laiuseks, mu eluiga on, kui ei miski sinu ees. Iga püsivana näiv inimene on vaid tühi õhk. Lausa varjuna kõnnib inimene, küll ta möllab tühjalt, igaüks kuhjab ja ei tea, kes selle koristab. Mis siin selles psalmis on tähelepanu väärne, on see, et kui räägitakse sellest, et väga paljud inimesed tõrjuvad mõtet oma kadumusest või teadmist oma eelseisvast surmast, mis meil kõigil on, nad ei taha sellele mõelda ja nad tahavad teha enda poolt kõik, et ka teised ei tuletaks neile seda meelde. Siin laulik sõna otseses mõttes palub Jumalat, et Jumal tuletaks talle meelde tema kadumust, tema ajalikkust. Ja see ei ole mitte mingi massohismi mõttes mõeldud, mitte sellepärast, et siis inimene piinleb selle mõtte käes, vaid sellel on hoopis positiivne tähendus, mida väga selgelt väljendatakse 90. Taaveti laulus, mida siis loetakse surnuaja pühadel. Ma tsiteerin seda. Issand, sina oled olnud kindlaks eluasemeks põlvest põlve.
ja kui mäed sünnisid ning maa ja ilmamaa olid tuhudes, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Sina viid inimese tagasi põrmu ning ütled, pöörduge tagasi inimlapsed, sest 1000 aastat on su silme ees nagu eelmine päev, kui nad möödunud ja nagu vahikord öösi. Sa uhad nad ära, unenäoks nad saavad, nagu rohi, mis hommikul hällib. Hommikul õitseb ja hällib, õhtuks see närtsib ja kuivab. Meie aastate päevadel on 70 aastat ja 80 aastat ollakse väärikas. Ja nende hulk on vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja meid lennutatakse ära. Õpeta meid õigesti loendama päevi, et me saaksime targa südame. Ja need lõpusõnad 90. psalmis on kogu selle psalmi mõte. Siin on selgelt öeldud välja, et tarkuse juurde kuulub ka oma päevade põgususe või lühiduse arvestamine, oma ajalikkuse teadvustamine. Ja Uku Masing on öelnud, et tõenäoliselt on inimene ainus elus olend, kes teab ette oma surma. Ka loom, tundes surma lähenemist, tunneb kindlasti midagi, tunneb paljusid samu asju, mida inimene, tunneb hirmu, ebakindlust, valu. Aga inimene on võimeline siis oma surmast ratsionaalselt mõtlema, ette mõtlema, abstraktselt mõtlema. Ja see teadmine, kui Masingu meelest ei ole inimesele antud mitte selleks, et ennast sellega päevast päeva piinaks ja vaevaks, vaid selleks, et inimene oleks inimene, et ta oleks avatum, elusam, et ta elaks nii-öelda vaimselt rikast elu või, kui kasutada Jeesuse väljendit, oleks rikas Jumalas. Ja teistpidi on Uues Testamendis väga palju manitsusi sellise mõtteviisi suhtes, kus inimene ei arvesta oma ajalikkusega. Üks tuntumaid neist on Jaakobuse kirjas Uues Testamendis, Jaakobuse kirja 4. peatükis 13. salmis, kus öeldakse: nõndaks nüüd, kes te ütlete, täna või homme siirdume sellesse või teise linna ja veedame seal 1 aasta ning kaupleme saame kasu. Teie sihukesed, kes ei tea homsest päevast sedagi, milline on teie elu. Te olete ju aur, mis pisut aega paistab ja siis haidub. Selle asemel, et öelda, kui issand tahab ja me veel elame, siis me teeme seda või teist. Teie kiitlete oma kõrkuses, iga säherdune kiitlemine on kurjast. Siin on tegemist tekstiga, mida on kiriku ajaloos väga palju kuritarvitatud. Ja kuritarvitatud vagatsemise mõttes, nimelt selles mõttes, et siit on tehtud selline radikaalne järeldus, et inimene ei tohiks üldse oma maist elu kuidagi planeerida või kavandada. Nii nagu siin nimetatud kaupmehed seda teevad. Ja mõtteviis on siis selline, et inimene peab laskma oma elul nii-öelda kulgeda nii nagu see läheb. Ei tohi mingeid plaane või kavatsusi teha mõttes, sest Jumalal kindlasti mingi teine plaan ja vaga inimene arvestab ainult Jumala plaaniga ja ei tee mingisuguseid enda plaane. Kuni selleni välja, et vaga inimene on igas situatsioonis ütlema, kui issand tahab ja veel elame, siis teeme seda või teist. Ja kui ta nii ei ütle, siis ta ei ole vaga. Ei, ma tõepoolest natukene utreerin, aga et te saaksite aru ka seda, et kui ühte asja väga sõna-sõnalt hakata võtma, siis asi muutub oma vastandiks. Ja nii on selle sama manitsusega ka. Mis selle manitsuse mõte on? Manitsuse mõte on ju mitte see, et anda inimesele juhiseid, kuidas anda ärimeestele, siin on juttu ärimeestest, anda ärimeestele juhiseid, kuidas oleks parem oma äri üldse mitte korraldada. Mitte plaanida mingeid kaubaretki, mitte arvestada mingi kasuga, nüüd lasta Jumalal korraldada seda äri. On teatud vagades ringkondades arusaam levinud, jah, et ühesõnaga aga kõikides maistes asjades tuleb lasta nii-öelda elul ennast kanda ja kulgeda ja ei tohi mitte midagi kavandada. Aga tähendab, on teatud siuksed vagad ringkonnad, jah, kus piiblit tõlgendatakse kui sellist universaalentsüklopeediat,
mis annab ühese ja lihtsa ja selge vastuse igale küsimusele, puudutagu see siis inimest, tema suhteid teiste inimestega, ühiskonda, kultuuri, keelt, loodust, ajalugu, mida iganes. Aga vähemalt protestantliku kiriku peavool, mida ka meie luterlik kirik suuresti esindab, ei loe piiblit sellisel kombel. Jah, on küll üksikuid väga konkreetseid manitsusi nii Vanas kui Uues Testamendis, mis on ka nii-öelda tänapäeva ülekantavad, aga seda ei saa sageli teha automaatselt, vaid tuleb arvestada natuke teistsuguseid olusid. Ja pigem nende manitsuste puhul on oluline see, et nad tahavad midagi öelda selle kohta, milline võiks olla kristlase hoiak või meelsus maise elu suhtes, aga mitte anda väga konkreetset juhist ühes või teises olukorras toimimiseks. Ehk siis teistes sõnaga jah, on konkreetseid juhiseid hästi palju, aga kõigeks ei ole. Ja no, ma ei taha tuua neid näiteid, keegi võib tõlgendada neid kuidagi teiste kristlaste halvustamisena, aga ma tean väga kurioosseid näiteid selle kohta, kus vabad inimesed on püüdnud mingit väga praktilist maist probleemi lahendada, mille nad pole piiblist vastust leidnud. Ja siis on võetud mingi kirjakoht, see vastus peab ju seal olema, võetud mingi kirjakoht ja no seda on täiesti meelevaldselt tõlgendatud, sest sarnasemat kirjakohta ei leia, järelikult see kirjakoht peab seda asja kohta niimoodi ütlema. Aga see, mismoodi ta peab ütlema, see on meil tegelikult eelnevalt juba teada, enne kui seda kirja vahetada. Siin on siis oluline taas see, et inimene oma eluplaanides kavandades siiski teadvustaks oma kaduvust ja teadvustaks ka seda, et tal ei ole meelevalda aja üle, mis tema käsutusse on antud ja tal pole ka teadmist selle kohta, kui palju talle seda aega on antud. No on muidugi, eks ole, inimesed, kes räägivad, et on olemas sellised ennustajad, kellel on võime öelda ette tulevikku, kui palju inimesed veel elada on jäänud, et inimene tahaks eluplaanid niimoodi koostada. No eks see on usu küsimus selles mõttes, et me peame sihukest asja võimalikuks või mitte, mina ütlen ausalt, et mina ei pea seda võimalikuks sihukest asja. Võidakse tuua mulle ette küll, aga mina tean inimest, kellega niimoodi juhtus, aga teate, selliste lugudega on nõnda, et neid on väga raske kontrollida ja väga palju on siin ikkagi ka nii-öelda rahva usku või seda, mida inimesed arvavad võimalik olevat. Mina arvan siiski, et inimesele antud eluaeg on üks selline asi, mis ei ole mitte ühegi inimese meelevallas. Ka teadmine, mille pikkusest ei ole ühegi inimese meelevallas. See on tõesti midagi, mis kuulub nii-öelda privaatselt jumala sfääri ja mida mingisugused vaimukesed või ennustajakesed ei saa kuidagi omastada. Mitte mingisuguste klaaskuulidega ega taldrikutega, ega kaartidega, ega muude kunstidega. See on minu veendumus, aga te võite arvata teistmoodi, ma täiesti aksepteerin seda. Nii, ma ei taha vaielda teiega, lihtsalt ma räägin seda, kuidas mina usun asjadest aru saa. Aga nüüd võtame kokku siis, mis selle loo mõte on. Selle loo mõte on see, et me oluliste asjade keskel, millega me igapäevaselt kokku puutume, teadvustaksime endale, mis on kõige olulisem elus ja kõige olulisem elus on meie suhe Jumalaga. Siit ühesõnaga edasi tulevad suhted iseendaga, teiste inimestega, aga see Jumala suhe on määrav. Ja see Jumalas rikas olemine, millest siin juttu on siis Jeesuse meelest midagi, mis tema meelest on kõige olulisem, kõige väärtuslikum, midagi, mis peaks olema inimese elus esikohal ja mille olemasolu peaks nii-öelda panema paika ka kõik muu inimese elus. Siis kindlasti see, mis on väga praktiline asi, et inimene teadvustaks oma surelikust endale ja mitte abstraktselt, et jah, ma ka ükskord suren ära, vaid ta püüaks tõepoolest elada, kui see on väga keeruline, oleme ausad, oma elu nõnda, et kui ta teaks, ta ei tea seda. Aga kui ta teaks, et tõepoolest tal on antud mõned eluaastad veel, siis ta teeks ära
asjad, mis on olulised, kõige olulisemad tema jaoks ka maistes suhetes, korraldaks ära asjad nii palju, kui ta neid suudab omalt poolt korraldada. Ja kuni sinnani välja, et tegelikult on väga paljudes religioossetes traditsioonides olemas ka oma selline õpetus suremiseks valmistumise kohta. Ka meie usuisa Martin Luther on vaid kirjutanud ühe traktaadi surmaks valmistumisest, mis on muide ka eesti keelde tõlgitud kadunud Urmas Peti poolt. Aga see ei ole selles mõttes erandlik, et keskajal oli palju selliseid tekste, mis rääkisid sellest, kuidas õige kristlane peaks ennast surmaks ette valmistama. Ja muudest traditsioonidest me teame selliseid tekste ka, kus on siis antud inimesele küllaltki konkreetseid juhiseid. Budistlikus traditsioonis näiteks on need eriti olulised, kus püütakse inimest siis surmaks ette valmistada ja seal läheb see veel kaugemalegi, et usutakse, et teatud aja vältel inimese surmast, füüsilisest surmast on võimalik inimese saatust või käekäiku veel kuidagi positiivselt mõjutada inimeste poolt. Ja näiteks see sama Tiibeti surnute raamat on ka just selle mõttega kirja pandud, et mitte et ainult surijat ette valmistada aitaks, vaid ta on abivahendiks ka elavatele, et need seda raamatut ette lugedes aitaksid juba füüsiliselt surnud inimest, kes aga siiski on sellises staadiumis, et tema saatus pärast surma ei ole lõplikult otsustatud, et on erinevad võimalused. Ja see mõtteviis, et midagi on võimalik muuta ka pärast seda, kui inimene füüsiliselt on surnud, ei ole ka kristlikule traditsioonile üldse võõras. Surnutest palvetamine, mis on väga vana kristlik tava ja mida erinevad kirikud praktiseerivad, on ju üks selliseid asju. Tõsi küll, seal ei ole mitte mõte see, et meie oma palvetega saame muuta surnu olukorda, vaid Jumal saab muuta, aga meil on siiski võimalik paluda, et ta seda teeks. Ja selles mõttes, muidugi on pärast esimest maailmasõda läks näiteks moodi evangeelses teoloogias niinimetatud totaalse surma teooria, millel ka tänapäeval poolehoidjaid on, mis väidab, et inimene lakkab surres olemas täielikult ja siis kunagi luuakse Jumala poolt ei millestki see inimene uuesti. Aga ütleme siis niimoodi, et see teooria ei ole väga laia kõlada, mida on leidnud, ta on teatud teoloogid siuke uskumus olnud. Enamasti on ikka ka ristiusus usutud seda, et inimese hing on surematu ja selles mõttes seda inimese hinge pärast palvetamist või surnu pärast palvetamist on peetud väga oluliseks. Ja seal on veel üks aspekt. Kristliku arusaama järgi on nõnda, et Jumal otsustab inimese saatuse pärast surma igaveseks. Ja kuidas sellesse teadmisse suhtutud on, siin on väga suured erinevused. On olnud kiriku ajaloos selliseid perioode, kui on olnud valdav hirmu tunne põrgu ees, kui on kardetud seda, et iga väiksemagi eksimuse pärast võib Jumal inimese põrgusse saata. Aga on olnud ka perioode, kus on olnud valdav selline arusaam, et põrgu on üksikute väga patuste koht, kuhu tavaline ristinimene ilmselt ei satu ja võib öelda niimoodi, et kusagil seal 11., 12., 13. sajandil veel ka oli see Euroopa kristlaskonnas, siin Lääne-Euroopas ma räägin, ma ida ei tunne nii hästi, valdav mõtteviis, see oli seotud siis puhastustule uskumuse tekkimisega ja arusaam siis oli selline, et tavaline risti inimene, kes mingeid väga raskeid patte pole sooritanud ja on võimalik elada nii, et ta neid ei soorita ja kes on ühesõnaga korrakohaselt pihtinud preestrile, heastanud oma väiksemad eksimused, võib surres arvestada siis selle eest, et sellega, et Kristuse risti surm
Neitsi Maarja eestposte Kristuse ees, pühakute eest palved, mis lakkamatult toimivad, mõjutavad selle surnu saatust nii, et tema tõenäosus põrgusse sattuda siiski väga väike. On puhastustuli, mis on ajaliselt piiratud ja siis pärast seda on inimesel lootus jõuda paradiisi. Aga otse paradiisi lähevad siis ainult pühad inimesed. Selle arusaama järgi. Nüüd luterlikus kirikus puhastustuld ei ole ja põhimõtteliselt on arvestatud kahesuguse saatusega, kas siis igavese õndsuse või hukatusega. Aga mis on selle puhul oluline, on see, et tihti on arvatud, kristlased ise on arvanud nagu väga konkreetselt teadnud neid kriteeriume, mille alusel Jumal oma kohtuotsuse langetab. No lausa nii, et konkreetselt inimeste kohta öeldakse, et ei, selline inimene küll õndsaks ei saa. Aga selle kohta on teada see tore anekdoot, et mis taevas juhtub, mis meid üllatab seal, on see, et me kohtume seal esiteks inimestega, keda me ei arvanud elu sees seal olevat ja me ei näe seal neid, kelle puhul me olime absoluutselt kindlad, et nad seal on. On tihti rõhutatud seda, et see surmamoment on selles mõttes nagu otsustav, et inimese maine elu on see, mis määrab selle, milline saab olema inimese igavene saatus. Ja põhimõtteliselt võib sellega ka nõus olla. Aga nüüd on küsimus selles, et kus kohas see maine elu Jumala jaoks lõpeb. Ehk siis teiste sõnadega arstiteaduses on kindlaks pääratud teatud kriteeriumid, mille põhjal võib otsustada ühesõnaga, millal me saame rääkida kliinilisest surmast, millal me võime rääkida täielikust surmast. Aga nüüd, kui me arendame seda mõtet edasi, jätame materiaalse tasandi, füüsikalise tasandi, kuhu inimene oma füüsise poolest loomulikult kuulub ja küsime nii-öelda Jumala seisukohalt, kus Jumala jaoks lõpeb see inimese maine elu, siis jah, sellele küsimusele ei ole antud vastust. Ja miks see on oluline teada? On oluline teada see, et on usutud juba minevikus seda ja ka tänapäeval on neid, kes seda usuvad, et Jumala armul ei ole mitte mingeid piire ja põhimõtteliselt võib Jumal muuta ka selliste inimeste saatust, kellele ütleme siis teised inimesed ei näe peale igavese hukatuse mingit võimalust. Teistel inimestel, kõrvalolijatel ei ole mingit õigust otsustada selle üle, mis saab teisest inimesest pärast surma. Üldse ei ole mingit õigust sekkuda inimese ja teise inimese Jumala vahelistesse suhetesse. Ja siin on muidugi jällegi küsimus, kus te võite olla täiesti eriarvamused, aga mina olen oma seisukoha välja, et minu seisukoht on see ja põhimõtteliselt ma olen seda meelt, et isegi vaimulikul, kellel on küll teatud eripositsioon kirikus, ei ole õigus sekkuda inimese Jumala vahelistesse suhetesse muidu kui juhul, kui üks inimene ise palub seda teha. Tuleb näiteks pihile, palub erapihti, sellisel juhul me paratamatult sekkume inimese Jumala suhetesse, aga see on nüüd algatus inimese poole. Aga absoluutselt lubamatu on see, kui vaimulik hakkaks mööda koguduse liikmeid käima, neid üle kuulama, küsima, kuidas neil suhe Jumalaga on. Ja ma ütlen seda natuke kriitikaks teatud, ütleme siis selliste kristlike ringide kohta, et peetakse nagu väga endast mõistetavaks või loomulikuks teatud kristlikes kogudustes ja kirikutes seda, et inimene räägib väga emotsionaalselt ja sõnaohtralt iga päev vendadele-lõdedele, kuidas ta suhe Jumalaga on. Ma ei arva, et inimene ei võiks seda teha, kui ta tarviduseni tunneb, aga selleks ei tohiks mitte kedagi kohustada ja kirikul ei ole minu arusaamise järgi küll mingit õigust ühesõnaga astuda siis inimese Jumala vahelistesse suhetesse. See on ühesõnaga inimese Jumala isikasi. Või nagu näiteks kirikutati Otto Kaiser Saksamaalt, kes on valatestamenti õppejõud olnud, on öelnud teoloogia üliõpilaste kohta, et tihti mõned vagad üliõpilased ütlevad niimoodi, et ma sain kehva hinde küll,
aga ega sellel tähtsust ju pole, et Jumal vaatab ikka minu usku, siis tema ütleb selle peale niimoodi, et jah, et Jumal vaatab kindlasti teie usku, aga mina pole Jumal, mina olen teoloogia õppejõud ja mina vaatan teie teadmisi. Ja vaadake, teadmised on need, mida mina siin hindan, mitte teie usk. Teie usk on teie Jumala vaheline asi, see ei puutu minusse. Aga see, et te ühesõnaga Iisraeli kuningate eluaegu ei tea või et teil ei ole mingit ülevaadet Vana-testamendi kaanoni kujunemisest, see on puhtalt teie laiskus ja teie ühesõnaga halb eksamiks valmistumine, ärge Jumalat see süüdistama hakake, aga vaat see on nüüd küll minu asi. See tuleb minu juurde. Mina pean teile hinde sellest. Aga need on 4 tasandit. No nii. Jah, aga mis ma tahtsin oma mõtte ära lõpetada, mis on oluline, on see, et tihti seda, et füüsiline surm või ütleme siis inimese surm on see viimane või otsustav, mis määrab ära inimese igavese saatuse, on tõlgendatud nii-öelda ellu jäävate või kõrvale jäävate inimeste vaatenurgast niimoodi, et see inimene on nende teada siis olnud väga patune, eksinud Jumala vastu ja inimeste vastu asjades ja sellega on otsustatud, et see inimene läheb hukka. Ja pole nagu mingi info jõudnud ka nende inimesteni, et ta oleks ennem surma pöördunud või kahetsenud või tunnistanud seda. Aga vaat nüüd ongi see asi, et see info pole nüüd inimesteni jõudnud, aga võib-olla see info on Jumalani jõudnud. Ja mõte on siis see, et kui nüüd inimene sureb, siis see surm ei ole mitte hetk, vaid ta on teatud protsess. On teatud ühesõnaga nii-öelda üleminek ühelt olemise tasandit teisele Jumala poolt vaadatuna. Ja võimalik on siis see tõepoolest, et mingisugusel ajal selles üleminekus on võimalik veel ütleme inimese kahetsus, soov ennast parandada, mida Jumal arvesse võtab. Ja selles teadmises on ka surijate eest või surnute eest palvetatud, et kui ütleme siis paljud kardavad näiteks konkreetse inimese pärast, et selle inimesel mingit lootust pole, siis Jumala poolt vaadatuna see ei saa niimoodi olla, Jumal võib anda igale ühele lootust ja võib põhimõtteliselt ju igale ühele armu anda, et me usaldame ta Jumala kätesse ja me loodame vaatamata kõigele sellele, mida me sellest inimesest teame ja arvame ja mõtleme, et Jumal talle annab andeks ja võtab ta enda juurde vastu. Ja sellise positiivse tooniga ma tahaksingi siis selle tänase jutu lõpetada. Loomulikult ma ei pea õigeks sellist endast mõistetavust inimese õndsuse küsimuses. Jumal on hea, ta võtab nagu nii kõik vastu, meil pole vaja üldse muretseda, sellepärast ärge inimesed, olge rõõmsad, te olete väga ilusad, head ja toredad, teile väikesed puudused, küll Jumal teile andeks annab. Et selline suhtumine ei ole ka minu meelest õige, aga samas teatud vagades ringkondades levinud hoiakust teatakse väga konkreetselt öelda, kes lähevad paradiisi, kes põrgu. See ei ole õige mitte kuidagi evangeelsest seisukohast ja sellega ei saa kuidagi nõus olla.